Tere õhtust kõigile meie live kuulajatele. Juba peaaegu alustasime ilma salvestuseta. Tere tulemast Power Estonia 9. laivi. Power Estonia on siis kogukond, kus me loome keskkonda edumeelsetele inimestele erinevatest valdkondadest ja põhifookusega just noortele. Ja mina olen Rudolf Kasper, tänase siis laivi intervjueerija ja moderaator. Kui teil on küsimusi, kes meid siis laivis jälgivad, julgelt kirjutage need chatti ja me proovime need esitada meie tänasele külalisele. Ja proovime mahutada end 30-40 minuti sisse, nii et siis kui jääb millegile vastamata, saab võtta otse külalisega ühendust. Aga meil on täna külas Reno Donald. Reno, kas sa oled meiega? Olen siin. Super, aga võib-olla alustuseks enne, kui me lähme täpselt teemasse, võib-olla sa räägid natuke endast, kes sa oled ja kus sa tuled? No nagu sa juba mainisid, mu nimi on Reno Donald, olen 21-aastane EBS-i üliõpilane, olen pärit Sauelt, algselt see on väikene linnakene kuskil Tallinna külje all. Ja hetkel siis tegelen ettevõtlusega ja oma teiste projektidega. Okei. Ma küll tegelikult tean sind kaua aega, aga siin lihtsalt kõigi meie kuulajatele on ka võib-olla huvitav teada, et enne kui me läheme detailselt su ettevõtte, konkreetsesse tänasesse ettevõttesse, siis võtame laiemalt see sõna nagu ettevõtja, et kuna sul see soov tekkis või kuidas sai sinust ettevõtja või kust tekkis see soov, et tahaks tegeleda ettevõtlusega? Ma arvan, esimene mälestus sellest, kui mul tekkis see tugev soov, oli siis, kui ma olin väga väike, ma läksin isale külla ja me vaatasime isaga mingit filmi. Ja peale filmi vaatamist me jäime kuidagi nagu Dubaist rääkima. Ja siis me istusime isaga kahekesi arvutis ja me vaatasime Dubai igasuguseid ägedaid hotelle ja kõike seda glamuuri. Ja see hetk ma mäletan, ma ütlesin oma isale, et tead, et ükskõik mis, aga mina hakkan ärimeheks ja vajadusel olengi Eesti esimene miljardär, pole probleemi. Ja kui vana sa olid, kui sa nagu enam-vähem umbkaudselt, kas sa käisid koolis juba või? Ei, koolis ma käisin kindlasti, aga ma arvan, et see võis olla 10-14 aastat tagasi, midagi sinna kanti. Ehk siis päris ammu. Okei, seda on äge kuulda. Ma tean, et mina tahtsin 6 aastat presidendiks saada, aga mina vahetasin oma eesmärgi tee peal välja, aga tundub, et sa oled enda omale kindlaks jäänud. Aga enne kui me läheme, ma tean, et täna me detailsemalt me lubasime rääkida su eBayerist, sellest, kui suureks on see läinud. Aga enne kui me lähme detailselt selle ja hakkame lahti rääkima eBay äri, siis kuidas sa jõudsid selleni või kas sa üks hommiku ärkasid üles ja mõtlesid, et siuke leht nagu eBay on olemas, paneks selle enda raha teenima või kuidas sa jõudsid selleni? Tegelikult oli see, et üks hetk mul isa kolis eemale ja ta kogus eelnevalt siis helikassette, kui veel noored peaksid teadma, mis need asjad on. Ja siis ta pakkus mulle, et kui ma viitsin tal kogu maha müüa eBay's, et siis ta saab mulle veits lisaraha anda. Ja kuna mul töökohta ei olnud ja ma käisin koolis, siis see oli lihtsalt väga hea lisaraha teenimise võimalus. Ja ma arvan, 2-3 kuud peale siis sellega mässamist avastasime, et tegelikult on sellega väga-väga hea ka äri teha. Ja siis me otsisime kõik kaubaliinid endale ülesse ja hakkasime siis vaikselt tegelema. Okei, see on öelda, mulle meeldib öelda, et ükski võimalus on uksele ei koputada, et see, miks ma ka selle küsimuse, miks ma selle hea meelega kohe edastasin, kui me selle küsimuse saime, on see, et paljud inimesed mõtlevad, et taevast tulevad kuskil need ideedega, et on mingid suhted olukorrad, mis nad kätte toovad. Aga kas sul on ka, võib-olla siis ütleme, et kas see praegune eBay äri on esimene ettevõtlusprojekt või kas sul on enne ka midagi proovinud? Ma tean, et paljud inimesed kardavad läbi kukkuda või midagi, et kas sul on kõik asjad kohe käima läinud või siis on sul olnud ka neid tagasilööke? Tagasilöökide kohta ma oskan öelda nii palju, et need oli siis, need on praegu. Ma just täna sain päris mitmed probleemid ära lahendatud.
et neid tuleb alati ette, aga minu jaoks põhimõte on see, et alati tuimalt edasi liikuda ja tehniliselt probleeme ei eksisteeri, on ainult lahendused. Okei, ma arvan, et siit ma juba pean mõndasid märkmeid tegema, et väga head mõtted. Okei, aga teine osa küsimusest oli? Teine osa küsimusest oli see, et kas on su esimene projekt, et kas sa oled eelnevalt midagi tegelenud? No ma tehniliselt olen Network 21-is olnud, aga see kuidagi alguses vajus nagu unarusse. Nii et tehniliselt saab öelda küll jah, et see eBay äri on mul siis esimene ettevõte ja sellega seoses on mul tulnud ka päris palju lisaprojekte ja ma tegelen hetkel ka väga aktiivselt uue ettevõtte alustamisega. Okei, ehk siis ettevõtja igal rinnal, täisrindadel. Aga sa korraks mainisid, me juba saime ühe küsimuse, et sa korraks eBay osas mainisid, et kui te müüsite selle enamus kogutud kaubast maha, et siis te hakkasite neid teid otsima ja partnereid, kelle teel neid turundada või kelle neid tooteid osta. Et kuidas see protsess välja nägi? No, tegelikult me hakkasime nagu juurde otsima ennem kui me olime müünud 20% eelnevast kogust. Aga ega selle uue kauba ja nende liinide otsimine nägigi välja niimoodi, et ma istusin õhtul laua taha, võtsin omal arvuti ette, panin Google'isse sisse. Ja ma vist otsisin oma Jaapani liini, ma otsisin, ma arvan, 2 nädalat iga õhtu, kuniks ma lõpuks leidsin millegi. Ja kui üks asi juba leida, siis see tuleb endale selgeks ka teha, mis need lisanduvad kulud on ja kuidas see nagu kauba tellimise protsess välja näeb, kui palju logistika aega võtab. Lisaks ka veel, kui tellida väljaspoolt Euroopa Liitu, siis tuleb kahjuks ka sisse arvestada tollikulu. Aga mis need tooted on, mis sa täpselt ära müüd, et kas need kõik olete piirdunud ikka kassettidega ja mis see liin tähendab, et uusi tooteliinid, on erinevad tootegrupid siis või mis see täpselt tähendab? Kaubaliinid ehk siis erinevad sihtriigid, kus ma saaksin kaupa osta ja üldjuhul see valdkond, kus mina tegutsen siis põhikohaga hetkel, ehk siis kogutavad helikassetid, siis erinevad tootjad tegutsesid erinevates riikides, ehk siis oma koduriigis on paratamatult seda toodangut rohkem. Ehk siis seda ma mõtlesin kaubaliinide all. Ja, okei, väga hea, siis saime ka küsimuse vastuse. Aga mina võib-olla võtan siit nagu korraks veel sinna algusesse tagasi, et ma kohe tegelikult tahan ise enda mõttega ka minna detailides selle eBay poolega, aga kuna suur meie osa kuulajatest on tihtipeale alustavad ettevõtjad või noored, kes otsivad oma teed või ka tegelikult vanemad inimesed, siis tihtipeale on see, et kui sa leiad mingisuguse suuna või tahte, et sa tahad seda teha, siis sind ümbritsevad inimesed üritavad sind tagasi hoida. Et kui sa võtad nagu selle noore ettevõtja karjääri alguse peale, et kas on sul olnud ka neid olukordi, kus sind üritatakse nii-öelda päästa ettevõtlusest, et kuule Reno, et miks sina peaksid hakkama saama, et pigem nagu tee midagi turvalist, mine tööle või ei ole sul selliseid probleeme olnud või kuidas sa neid lahendanud oled? No, mul praegu otseselt midagi pähe ei tuleks, et keegi oleks mind otseselt nagu päästa üritanud või midagi, aga sealt tuleb nagu ma arvan see tegur mängu, et kui keegi küsib, millega ma ettevõte tegeleb ja ma ütlen, et ma müün eBay's, et enamus inimesed ei saa selle tõsidusest aru. Okei, et see on nagu mänguettevõte. Jah, et leidsin kodust mingid vanad asjad, mõtlesin, et müün maha, et a la nagu osta.ee. Nüüd sa tegid liiga osta.ee ettevõtjatele. Aga ma saan su mõttest aru ja tegelikult ma arvan, et tänapäeval, kui me võtame kõik nii-öelda influencerid, ehk siis emakeeli, siis suunamudijad ja kõik asjad, siis nagu traditsioonilisemad ettevõtjad ei suuda neid pidada ettevõtjateks, aga tegelikult täna nad teevad suure osa müügist asjadest. Aga võib-olla, et ütleme seda nagu siis eBay äri tagamaad teha, et siin on võib-olla, kui ma toon jälle selle nii-öelda suunamudijatega siis näite, et siis nende kohta tihtipeale öeldakse nii, et vaata, kui lihtne nende elu on, et tegelikult midagi tegema ei pea.
ja siis samal ajal räägitakse nende suunamudjatega, nad räägivad, kui suur taustatöö on seal, mida nad kõike peavad tegema, on ju. Et võib-olla see küsimus ka, et mis selle nagu eBay äri taga nagu see töömaht tegelikult on, et mida sa nagu tegema pead, et kas see lihtsalt ongi nii, et sa nagu teed tootest pildi ja paned ta müüki ja siis on kõik tehtud või on sul nagu mingid selliseid taustategevusi ka või nagu, mis see nagu ütleme, sinu näiteks päevarutiin välja näeb, et kuidas sa hommikul näiteks ärkad, mis sa teed, millised su siis tööpäevad välja näevad? No mu tööpäevad tegelikult on sellised, et hommikul, kui ma ärkan, siis peale hommikukohvi ma esimese asjana vaatan üle omal kõik siis kontod, nii enda omad kui ka need, mida ma haldan. Üldjuhul on mul vaja alati mingitele klientidele vastata, mingit lisainfot anda, täpsustused ja kõik need. Siis sealt edasi on vaja alati üle vaadata kõik nii-öelda müügid ja nendega tegeleda, vajadusel siis arveid saata. Ja üldjuhul, kui mul kõik need asjad tehtud on, siis kas ma pean kuskilt mingit kaupa tooma minema, tegelema siis äkki kuskilt mingite paremate hindade väljakauplemisega või siis vahepeal tuleb ka ette probleeme. Kõige põhilisem probleem eBay's on see, et mina saadan Eestis kauba välja ja inimene ei tule selle peale, et äkki ta peaks ise postkontorisse minema, et oma kauba ära võtta. Ja siis ta kirjutab mulle ja mina olen sellest süüdi. Et sellega ma olen nüüd viimase kuu aja jooksul tegelenud päris mitmel rindel. Ja ükskord sain põletada ka natuke sellega. Okei, no see on ühesõnaga, miks ma sellega välja teen, on võib-olla see, et ma tean, et paljude valdkondadega on just see, et ongi, et oleks, ma ei tea, näiteks õigel ajal alustanud on ja siis oleks nii lihtne elu, et tegelikult seal taga on ikkagi see igapäevane töö. Ja siis ma tegelikult jõuangi, mis mind ennast võib-olla, kui ma olen mõelnud selle nagu eBay ettevõtlusasja peale, on see, et nagu ilmselgelt enne, kui sa eBay'ga alustasid, oli seal juba väga palju müüjaid ja jääb ju nagu mulje, et turg on täis. Kas oli tekkinud nagu seda tunnet, et liiga hilja on või et miks peaksid sina läbi lööma, et igaüks võib ju läbi lüüa. Täna me võime ju öelda, et sul on üks suurimaid eBay ettevõtteid Eestis ja sa ka nõustad teisi, millest me vist ka natuke räägime. Varsti mul on mõned küsimused selle kohta ka, aga et nagu, kas sul ei tekkinud niisugust tunnet, et sa oled nagu liiga hilja või et kus sa said selle nagu kindluse, et okei, et vahet pole, et proovime, et kas töötab? Mina lähtusin sellest, et kuna mulle tegelikult numbrid väga meeldisid, siis ma läksin nagu päris tugevalt loogikasse selle probleemiga siis, või selle küsimusega. Kui eBay'l on minu arust üle 300 miljoni kasutaja ja väga paljud inimesed müüvad samu asju, mida müüvad teised. Aga kui tavaline inimene läheb, minu kategooria on selles mõttes keeruline, kuna kassette enam ei toodeta. Ehk siis neid otsitakse väga konkreetselt ja paratamatult jõutakse minu toodeteni. Aga üldiselt, kui müüa mingeid teistsuguseid asju, kas või võtame siis telefonikatted. Sa tegelikult otsid endale ühe, millise sulle meeldib, vahepeal sa ostad näiteks minu käest, vahepeal sa ostad kellegi teise käest. Aga kuna üle 300 miljoni inimese maailmaringselt on nii suur turg, siis seda täita on võrdlemisi keeruline ja praegusel hetkel on ka veel see fakt, et põhilised eBay kliendid on Ameerikas, ehk siis Euroopa turg ei ole veel täielikult välja arenenud. Okei, nii et sa julgustad kõiki noori, kes tahavad leida endale platvormi, kus oma ettevõtet üles ehitada eBay'd. Ja sealt tulenevalt, ega ma ju haldan ka siis ühte teist ettevõtet, kus ma aitangi neil üles ehitada täiesti nullist oma eBay kontot siis, mis on siiani päris edukalt läinud. Siit tuli ka täpsustav küsimusele, et sa mainisid selle tarne osas postkontoris, et sa said ühe korra, et tarne riigist, et inimesed ka postkontorisse järgi minna toodetele, et sa said kõrvetada või said põletada ja selle taga mingi huvitav lugu, mida saad meie käegada. See tegelikult ei olnud nagu mu isikliku kontoga, vaid see oli selle kontoga, mida ma haldan, aga lugu on siis selline, et osteti siis toode. Siis riik oli Mehhiko. Me panime ta ilusti teele, nii nagu peab, kõik info edastasime siis eBay'le, mis seal nõutud on. Ja üks hetk tehti siis meile case
ehk siis anti eBay'le teada, et mingi probleem on. Ja probleem oli siis see, et inimesel ei olnud kaupa käes. Ja me kirjutasime sellele inimesele, mina kirjutasin sellele inimesele, selgitasin talle, et ma saatsin siis Omnivasse päringu, sain vastuseks, et see kaup on tema postkontoris, et tema peab siis kas järgi minema, ühendust võtma või midagi sellist. See inimene ei vastanud. Aga eBay case'ile lahendamisel on see asi, et eBay annab 3-5 tööpäeva aega omavahel need asjad ära klaarida, ennem kui ta ise sekkub. Ja siis see klient lasi eBay'l sekkuda ja eBay kandis talle raha tagasi. Ja siis 3 tundi peale seda ta võttis selle toote postkontorist ära. Ja probleem oli selles, et mina muidugi võtsin kohe eBay'ga ühendust, sest see ei olnud kõige normaalsem asi, mida teha. Ja eBay põhimõtteliselt ütles, et kuna nemad andsid käsu PayPalile, siis sorry, ikka juhtub. Aga nemad ise siis tagasi maksnud, jah? Ei. Aga sealt tulenevalt ma olen targem, ma lasen alati ise ennem eBay'l sekkuda, sest siis ma saan ise öelda, mis olukord reaalselt on. Ja üldjuhul, vähemalt siiani kõik asjad, kus olen mina lasknud eBay'l sekkuda, on minu kasuks ära lõpetatud. Okei, arusaadav. Ma arvan, et see on jällegi siuke hästi küll võib-olla detailne, aga ongi, et kui meid täna satub just kuulama keegi, kes siukse valdkonnaga tahab tegelema hakata, siis see on kindlasti huvitav teada, et sellised probleemid esinevad. Ja sa korraks eelnevalt mainisid ka seda, et sul on nüüd plaan teha üks uus ettevõte. Kas tahad rääkida, kas see on veel saladus, millega sa tegelema hakkab või sa võid jagada seda? No ma detailidesse ei lasku, kuna seal on veel väga-väga palju asju, mis on vaja läbi mõelda ja välja arvutada, aga läheb jällegi eBay valdkonda ja idee ongi siis selles, et me aitame ettevõtjatel oma müüki eBay'd kasutades suurendada. Ehk siis me loome neile kontod, aitame need õigesti tööle saada ja anname kõik vajalikud õppematerjalid kätte neile, et nad saaksid seda ka edaspidi hallata. Okei. Ja nüüd, kui keegi meie kuulajatest võin öelda, et siin, kui vaadata meie eelnevaid laive, kuskil 1000 inimesi seltavasti jõuad selle tänase siis jutuga, tänase laiviga, et kui nüüd kellegi läheb hirm põlema ja tahaks võtta suga ühendust, et lihtsalt, et ma pärast panen su kõik andmed ka siis, mis sa nüüd välja ütled, ma panen kindlasti sinna video alla, et kas sul on mingid kindlad kanaleid, mis sa kasutad või kus on suga kõige parem ühendust võtta? No ma arvan, et kas meili teel või telefoni teel ja alati sotsiaalmeedia sobib ka. Okei, meil ja telefon, see on kindlasti paljudele noortele ja hirmus, aga ühesõnaga ma kindlasti panen need andmed sinna alla, et ma arvan, et sotsiaalmeedias kindlasti kas või kui sa muud ei saa, siis mõned jälgijad saad kindlasti juurde. Seegi hea juba. Ja, aga siin on nüüd üks küsimus, et mulle meeldib, või tegelikult ma ei tea, kas mulle meeldib see, aga kui võtta siuke valdkond nagu startup ettevõtted, siis startup ettevõtted nimetatakse ettevõteteks, mille ainuke eesmärk on kasv. Ja kui ma seda esimest korda lugesin, siis ma olin väga šokeeritud, sest ma eeldasin enda peas, et kõikide ettevõtete eesmärk on kasv. Et kas sina oled selles suhtes nagu startup ettevõtted, et sul on plaan sellega veel kasvada või sa oled täna jõudnud sinna kohta, kuhu sa tahtsid jõuda sellega ja nüüd on eesmärk lihtsalt püsida seal samas kohas. Ja kui sul plaan on kasvada, siis mis see plaan on või kuhu sa tahad jõuda sellega? No kuna mul on mitu eBay kontot, nagu ma ka maininud olen, siis oma põhikontoga, see on siis see, kus ma kassette müün, mul on väga konkreetsed kogused, mis ma saavutada tahan, mis on siis üks on kuumüük ja teine on siis erinevad müügis olevad tooted, see hulk siis. Ja kui ma saavutan selle, siis sealt edasi ma hakkan seda ettevõtet stabiilsemaks ehitama ja oma teiste kontodega ainult laieneda, nii kaua kui saab. Okei, see on väga hea eesmärk, et kindlasti ambitsioonikas on ju hea asi, et võimalikult palju turgu võita. Aga võib-olla nüüd lähme natuke laiema teema peale, et meil on siin veel umbes 10 minutit rahulikult aega.
kui me võtame nagu laiemalt, siis sinu, ütleme, selle ettevõtjaks saamised, ma arvan, et see eBay äri ei ole ka kindlasti ainult asi, millega sa ju tulevikus piirdud. Sihuke küsimus, et ma tavaliselt küsitakse töövestlustel on alati see, et kus sa näed ennast 10 aasta pärast. Aga alati ma mõtlen, et miks seda töövestlustel küsida, et ettevõtjad nagu küsida, seda on palju huvitavam. Tavaliselt ettevõtjad on selle peale rohkem mõeldud. Et kas sa oled ka mõelnud selle peale, et kus sa tahad 10 aasta pärast olla või mis on su visioon siis pikemas perspektiivis laiemalt? Kas sul on ka mingeid muid eesmärke või unistusi, mida sa tahad ellu viia? Mida sa oled nõus meiega jagama? No, ma olen loomu poolest selline inimene, kellel on kogu aeg väga palju plaane ja need muutuvad vahepeal isegi tundide jooksul. Aga ma arvan, et mul üks asi, mis mul on juba väga pikalt olnud ja mis ma tahaksin kindlasti vähemalt 10 aastaga saavutada, on täielik vabadus. Ehk siis mul ei ole vajadust tööl käia. Kui ma hommikul üles ärkan ja ma tunnen, et ma tahaksin kuhugi reisima minna, siis mul on see võimalus olemas, ilma et ma peaksin oma elust midagi ohverdama. Ja tahaks maailma näha. Kõike, mida näha saab, kõike ma tahan näha ka. Mulle meeldib see vabaduse mõte, et ütleme, et kas või näiteks selline elustiil, et sa saad hommikul ärgata, käia näiteks linnapäev, kui sa tahad, siis tulla koju, minna magama ja siis minna kuhugile näiteks sööma ja siis tagasi magama. Et ükskõik, mis sa siis oma päevaga oskad teha ja reisimine, ma arvan ka kindlasti, et äge kirik. Aga kui sa mõtled, ütleme laiemalt, siis kas sa oled ka mõelnud nii, ütleme sellele ongi, kui võtab selle vabaduse, siis mulle meeldib üks suur rahvusvaheline ettevõtja, kelle raamatut ma lugesin, kirjutas niimoodi, et nii naljakas, et kunagi, kui ma alustasin, olid mul nii väiksed unistused, et ma suutsin unistada ainult sellest vabadusest. Ja siis ma vaatan, kui ma seda lugesin, siis mu peas käis nagu lõpsagi, et see tundus nagu kõige suurem asi, mida poole pürgida ja siis kuidas ta lõpuks oma elu jooksul väga palju asju siis aitas luua, kuidas ta miljoneid inimesi aitas ja nii edasi. Et kas sul on ka mingeid selliseid suuremaid mõtteid asju, et mida sa tahad maailmas muuta näiteks, et kui sa ütled, et sul ambitsioonikus on ja sa tahad aina kasvada, et sul on ka nagu mingeid selliseid võib-olla kohti maailmas, et kus sa näed, et mida sa tahad tagasi anda või mida sa tahaksid muuta või mingit sellist et kuidas sa muudaksid maailma paremaks, kui sa saaksid kõike teha, mis sa tahad? Ma arvan, kõige ausam vastus, mis ma sulle sellele küsimusele anda saan, on see, et ma aitaksin kõiki oma sõpru. Inimesed, kes on mind aidanud, inimesed, kes ma näen, et nad on head inimesed, siis neid ma olen nõus alati aitama, kas siis nii kõrgele, kui mina olen ja kui nende ambitsioonid tõesti suudavad olla suuremad kui minu omad, siis vajadusel ka kõrgemale. Aga siis ma ei väida seda, et ma neile järgi ei läheks. Mulle meeldib see ambitsioonikus. Aga kas, kui me võtame nüüd laiemalt kogu selle teekonna ettevõtjaks, ma arvan, et vähemalt mina olen õppinud ja kui ma olen siin rääkinud ka kõikide erinevate meie laivide külalistega, siis üks ühine joon, mis kõigil on olnud see, et tegelikult, et nagu elus ikkagi kõike üksi ei saa teha. Ja sa enne ka mainisid siin seda, et sa plaanid oma ettevõtetega laiendada. Ma küsin alguses selle ettevõtete koha pealt, et kui sa plaanid kõikidega laiendada, et kas sul ükselt nagu üksi kiireks ei lähe, et kas oma vabadust kinni ei pane sellega, või sa oled plaanid kedagi siis oma meeskonda suurendada või kuidas sa seda välja näed? No need suurendamise mõtted on praegusel hetkel tulnud ja siis töötajate mõttes või siis abiliste mõttes või partnerite mõttes, nad on nagu tulnud ja läinud, aga oma aja loovutamise kohta ma ütlen seda, et ma võin oma noorusest 2, 3, 4, 5 aastat loovutada, et edaspidi elada sellist elu, nagu ma tahan. Et minu silmis see ei ole probleem, vaid see on väga hea diil. Siit tuleb jälle pähe, see oli Napoleon Hill, kes ütles, et inimesed on huvitavad, et 40-50 aastat tööl käia tundub lihtsam. Olevat kui 2-5 aastat. Sul oli väikene error. Sa kuuled mind muidu või?
nii, kuuled sa mind? Nüüd ma kuulen sind, jah. Vot, siin oli tehniline rike, aga küsimus siis väga lihtne, et kas sa oled kogu sellel teekonnal siis ettevõtjaks saamiseni teinud kõike enda teadmistega, enda mõtetega või sul on olnud mingit ka ütleme abisid näiteks mingitest raamatutest, podcastidest, võib-olla mingitest mentoritest, asjadest, et kui sa võtad nagu selle, et kui meil on täna siin näiteks keegi kuulab, kes on alustav ettevõtja, et kas või ütleme inimene, kes plaanib alustada, et kas sa soovitaksid talle mingit kindlat asja või mingit siis nii-öelda raamatuid, podcast'e või mis on sind aidanud sellel teekonnal? No vastus sellele küsimusele, et kas ma olen kõik enda teadmistega teinud, on kindel ei, sest minu põhimõte on see, et tark on see, kes õpib enda vigadest. Aga veel targem on see, kes õpib teiste vigadest. Ja ma saan teiste vigadest õppida ainult siis, kui ma tean, mis vigu nad teinud on. Ja kõige parem viis teada saamiseks on lugeda ja uurida. Ja ma arvan, et raamatute poole pealt on kindlasti see klassika, millest ka mina alustasin, ehk siis Robert Kiyosaki Rikas isa ja vaene isa. Ja sealt edasi ka Rahavoog kvadrant. Ja mulle isiklikult väga meeldivad ka need väikse siis psühholoogilise kallakuga raamatud. Ehk nagu mis mul praegu esimesena tuleb, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi näiteks. Või siis suurelt mõtlemise maagia. Okei, väga hea, ma panin need kirja, ma kindlasti panen need ka allapoole ja oled sa ka podcast inimene, on seda mingid podcastid mõjutanud asjad, et mida soovitaks kuulata? Need on mul, ma kuulan neid vastavalt siis, kui mul tuju on. Et ma ei saa otseselt väita, et ma neid regulaarselt kuulan ja mul ei tule praegu mitte ühtegi sellist väga head meelde. Kõige rohkem ma olen vist tutvunud Network 21 materjalidega. Aga jah. Okei, väga hea. Ma arvan, et siit ma sain mingit soovitusi just mingite materjalidest, eks need on need konkreetsed tööriistad, mida saavad inimesed kõik kasutada. Et ma arvan, et see on väga hea pool. Aga kui sa nüüd ütleme, mõtled selle peale, et kui praegune meie kogu see vestlus kõnetas mingit inimest ja ta tahaks hakata nagu nüüd reaalselt tegema mingeid esimesi samme, et minna nii-öelda eBay ärisse või siis üldse ütleme ettevõtlusega tegeleda, siis sa võtad nüüd enda kogemuse, et sa nüüd homme ärkad üles ja oled see Reno Donald, kes ei olnud veel alustanud oma eBay äriga, aga sul on oma tänased teadmised. Kas sa teeksid midagi teistmoodi? Sa ei pea nagu detailidesse minema võib-olla ärisaladustega, aga ma mõtlen nagu võib-olla sellised mingite suuremate mõtetega või mingite julgemate otsustega, et kas sa teeksid midagi teistmoodi? See on hea küsimus. Ma arvan, et ma ei ütleks, et ma teeksin midagi teistmoodi ja ma ütleksin, et ma teeksin kõiki need asju, mis ma teinud olen 10 korda efektiivsemalt ja targemalt. Ehk siis mitte ühtegi sellist nii-öelda kahetsust mul ei ole. Ja. Väga õige. Okei, ja kuna meil tõesti aeg jookseb peale, meil on veel mõned minutid aega, siis kui nüüd meie tänased kuulajad saaksite võtta ainult ühe mõtte meie kogu sellest, siis ütleme, et kõik muu läheb meelest ära, mida inimesed täna kuulasid sinust, nad võtavad ainult ühe mõtte sinust, et mis see mõte oleks, mida sa tahaksid nendele inimestele anda, mida sa tahaksid, et inimesed sinust siis mäletaksid või sinust kõige rohkem õpiksid? Mul on üks väga hea lause, mis ma tahan öelda, aga mul on paari hetke vaja, et ma oskaksin seda väga hästi sõnastada. Jah, aga võta see aeg endale. Ainuke õige viis elamiseks on liikuda edasi. Ja seda ma meie kõne käigus ka mainisin ja ma arvan, et see on see kõige olulisem asi, mis minu elus praegu ka on. Et ükskõik, mis ka ei juhtuks, siis see üks faktor on alati kindel, et ma liigun edasi. Vahet pole, kas ma jooksen, rooman, ma ujun, aga mina liigun edasi.
ma lõpetaksin, see on esiteks ma pean ütlema, et see on väga hea mõte, aga siis ma lõpetan ühe naljaga, et meie kuulajad seda mõtet nüüd võtavad ja kuulavad, siis ärge seda siis jälgige, kui te auto avarii teete, et siis jääge ikkagi ootama sellele kohale. Aga nagu tõesti, et see pool tundi on läinud väga kiirelt, mul on tõesti väga palju häid mõtteid saanud, siis ma arvan, et praegu ma küsisin küsimusi ja samal ajal tegin märkmeid, ehk siis ma arvan, et kui meie kuulajad tegid ka märkmeid, siis nad said väga palju, ma sain üle üle lehe ja märkmeid, et siin on, ma arvan, palju neid häid mõtteid ja on jällegi äge näha, et vaatamata valdkonnast mingid nagu edu mõtted või mindseti suhtmised on nagu hästi sarnased inimestel ja ma tõesti arvan, et nende teadmistega, mis täna ka jagasid, oled sa jällegi aidanud ja andnud tagasi väga palju erinevatele noortele. Aga aitäh sulle tulemast. Me kindlasti lisame kõik siis need laivi andmed, ehk siis sinu sotsiaalmeedia andmed ja kõik asjad, mis me siin rääkisime laivi alla ja seda saab siis järgi vaadata YouTube'is ja juba järgmisel teisipäeval on siis meil juba uus külaline uues laivis. Ja kui te tahate jälgida meie tegevusi, mida me laiemalt teeme siis oma siis selle brändiga, et luua siis content'i, sisu ambitsioonikatele inimestele, siis te võite jälgida meid nii Instagramis kui ka Facebookis Power Estonia alt ja kuulda meie kõikidest huvitavatest üritustest, mida me siis korraldame kas online'is või offline'is, et inspireerida ja anda teadmisi ettevõtlusest. Aga suur aitäh sulle, Reno, tulemast ja aitäh, et kutsusid. Näeme järgmisel teisipäeval.